videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi siin, kus me oleme ja kuhu me loodame tänu toetajate abile ka veel mõneks ajaks püsima jääda. Olge tõepoolest tänatud kõik, kes te panete õla alla meie tegevusele, sest kui palju on neid, kes ütlevad, et mida sa lepa seal kogu aeg laterdad, tee midagi ära. Ja küll, ma jään siin vait ja hakkan seal midagi tegema ja siis, no vanasti rääkisid midagi, nüüd ei räägi midagi. Inimesele on kaasas sündinud krooniline rahulolematus ja selle juures ta veel võib sulle väga veenvalt rääkida, et meelerahu ja kirgastumine, ühesõnaga kõike seda, aga olge tänatud, kes te toetate meie püha sõda, mis läheb edasi vääramatult kui saatus, kuni, nagu ütlevad klassikud. Täna oleme siis hõiskamistega üle ookeani ja üle 6-7 tunnise ajavahe ninapidi peaaegu koos ekraani kaudu muidugi Maik Kalamusega. Tere, Maik, ja hakkame kohe sarvel härjast kinni või vastupidi. Ungari, Poola, no mitmed efektsemad sõjalised konfliktid siia juurde. Mitte et Ungaris ja Poolas juba sõda oleks küll, aga näidatakse meile kaadreid, kuidas rahvas on tänaval ja ei ole mitte millegagi rahul. Kahju, et nad ei tea Eesti rahvalaulu, oleks minu olemine, teiseks minu tegemine. Maik, kirjelda, kuidas sina sealt poolt näed seda, mida mina siit poolt näen? Kui me räägime seda Ukraina sõda, no siis on selge see, et näiteks kui Poolas aasta aega tagasi käisin rääkimas, siis suurem osa poolakatest olid väga sõjakad ja olid nõus Ukrainale appi minema. Siis nüüd tuleb välja, et ametlike küsitluste järgi on umbes pooleks. See tähendab seda, et see on tohutult kukkunud, see igasugune sõjaline hurraa. Ja loomulikult on ju selge, et ei saa ju niimoodi edasi minna, et praegusel hetkel ju nüüd Euroopa Liit võtab ju 1 triljon eurot võtab laenu, et seda sinna katlasse edasi kütta. Et sellega see kindlasti ei lõppe, et see asi läheb ainult hullemaks niimoodi ja samamoodi poolakad ja ungarlased on sellest aru saanud, ka rumeenlased on aru saanud sellest. Aga nüüdsel hetkel on siis Euroopa Liidus niisugune probleem tekkinud, et Euroopa Liidu ladvik ehk siis Ursula von Weyer, kui ma õieti mäletan ta nime. Ja siis Kaja Kallas on 2 niisugust põhilist tegelast. Et Kaja Kallas on ju viitsepresident nüüd siis Euroopa Komisjonis. Siis nemad teevad kõik võimalikku, et see sõda ikkagi jätkuks. Ja nad üritavad siis kogu Euroopa Liitu viia nagu ühtse föderaalse juhtimise alla. Niimoodi nagu see tehti ära seal Rumeenias, nagu nad üritasid teha praegu Poolas. Et neid ei huvita absoluutselt, mis on konstitutsioonis kirjas. Kaja Kallas on selge, et ta juba on ilus kool olemas Eestist, et Eestis ju ka meie konstitutsioon on ju puhas paber. Et ma arvan, vist ainuke riik maailmas, kus konstitutsioon on ka siis väljaandes on kommenteeritud, mitte siis puhas konstitutsioon, et mingisugused suvalised vennad on siis oma arvamuse sinna panda, selle järgi siis nagu seda arutatakse. Proovige leida Ameerika konstitutsiooni siis sellist, kus on nende arvamused kirjutatud. See ei huvita mitte kedagi, mida keegi arvab. See on täpselt see, mis on kirjas. Kui Eestis peab olema ikkagi rahvas kõrgem võim, siis on selge, et
mingit kõrgemat võimu ei ole. Valimised peaks olema ühel päeval, ühed samasugused, meil on nädal aega, on igasuguseid erinevaid võimalusi, võid teha netis, võid kirja teel või mis iganes sa võid teha ja kedagi ei huvita juba. Ja eks seda üritati siis importida teistesse riikidesse, et Rumeenias läks see läbi. Ma ei tea, kas olete kursis, et Rumeenia saadikud praegult Euroopa Parlamendis valmistavad ette paberit, et umbusaldada von der Leyenit ja Kaja Kallast. Ma loodan, et ka Eesti saadikutel seal Euroopa Parlamendis on piisavalt munasid all, et selle alla kirjutada. Et eks seda näha ole, kuidas see läheb, et poolakad kindlasti kirjutavad sellele alla. Von der Leyeni ja Kallase kirumine on, jah, nii palju kui ma klipikesi olen näinud, vähe, aga siiski on peamiselt saksa keeles. Muidugi rumeenlased on rumeenlased, samas möödunud pühapäeval oli olnud Bulgaarias jälle suur tänavale kogunemine ja kirumine, vandumine, sest ühineti või õigemini kehtestati euro, kuigi enne oli levi kenasti seotud ainult euroga, vist 2-1 või umbes niimoodi, või 1-2, kumba pidi oleks nüüd õigem öelda. Ja saa sa nüüd aru, mis siin õieti toimub. Kõik on nagu rahul, rõõmsad, õnnelikud, rusikad rullis, aga naeratus näo peal, tegusid ei ole. Ja muidugi see juhtimismetoodika, mis hetkel kehtib, mulle meenutab see ikkagi oma välistelt tunnustelt teatavat liiki türanniat, mitte demokraatiat, sest vaata, eks siin demokraatiaga ole ka nii nagu on, sest ega demokraatia puhul ei tule võimule mitte targemad, vaid tulevad võimule need, keda on rohkem. Aga kumba siis maailmas rohkem võimul on? Kas neid vaimuhiiglasi või ajukääbikuid? Igal juhul võimul tegelikult on see, kes mõlemat poolt oskuslikult ära kasutab. Ma ütleks selle kohta, et seal taga on puhas raha. Ja alati, aegade peale, alati need, kellel on rohkem raha, on üritanud oma siis agendat peale suruda. Nii on Rockefellerid ja kõik teised üritanud teha ja ega siis Euroopas teistmoodi ole. Need majandusfoorumid, need Bilderbergid, kõik on ju tegelikult tehtud selle jaoks, et need samad nüüd suurkorporatide omanikud saaksid meid kasutada rohkem kui orjadena. Ja loomulikult nad annavad ju poliitikutel raha, et ega Eestist samamoodi on ka USA-s, ega ütleme, need rahvaesindajad esindavad ikkagi rohkem rahakotti. Ma võin omadest kogemust rääkida, mu tuttav kandideeris siis USA kongressi. Kui ma täiesti küsisin, kui palju ta peab kokku saama, ta ütles, et umbes $2 miljonit. See on miinimum. Küsisin, kuidas sa selle raha kokku saad, ütles umbes 200-250 000 tuleb annetustena ja ülejäänud siis saab sõjaväetööstuselt. Nii et nüüd kujuta ette, kui sa ülejäänud raha saad sõjaväetööstuselt või farmasi kompaniide käest, kelle otsuseid sa siis hakkad esindama seal, keda sa esindad siis. Ja niimoodi on ka näiteks seal samas nüüd Rumeenias, mis oli Euroopa Komisjon pani 600 miljonit oma raha sinna alla, et reklaamida siis vastaskandidaati. Ja sama asja ta üritas teha ka Poolas. Nii et see on otsene siis segamine. Ma usun, et seal Bulgaarias oli ka täpselt samamoodi ja ka ütleme seal Serbias, see on teada, et seal taga on Euroopa Liidu rahad, sinu enda maksumaksja raha, sina maksad maksu ja selle eest tehakse sulle nii nagu vaja on ja meedia jätab mulje, et ongi kõik õieti, kõik on korras, ei ole probleemi, rahvas on õnnelik ja nendest ütleme streikidest ja meeleavaldustest tehakse võib-olla väikse klipikese, näetakse seal, öeldakse, et oli 200 inimest või 1000 inimest, tegelikult oli kas 10 või 100 korda rohkem ja niimoodi siis manipuleeritakse, et kahju on selles, et inimesed nagu ei näe seda terviklikku pilti, mis siis tegelikkuses toimub. Seda kindlasti. Meil siin on liikumas ka videoklippe, kus näidatakse,
õudusjutte maalt ja merelt, kuidas New Yorgis on tänaval, tead, arvestades, et 50 meetrit korda 50 meetrit on selline ala, kuhu mahub peale 2500 inimest, kui nad ei ole väga paksud, New Yorgi inimesi võib-olla ei mahu nii palju, siis kisub see arv, mis New Yorgi kaadrites vilksas, ikka 6-kohaliseks enam-vähem. Ja siis on muidugi Ameerika maa kaart, kus on tihedalt täis lastud punktikesi, kus kõik pidid olema suured meeleavaldused Donald Trumpi vastu. Aga eilsel ilusal päeval Andres Raid tõi välja fakti, et meil igasuguste roheliste ja ma ei tea, mis vikerkaare jeekimite liikumisi ja kohtuprotsesse finantseerib toetussummadega Euroopa Komisjon või mis asja ta ütles olevat. See tähendab, et raha on võimu kindlustamise vahend. Punkt 2 tuleb välja, et sa mainisid siin Bilderbergi, aga eks nendegagi ole nii, et nad reguleerivad tegelikult planeedi vereringet, raha mõttes vereringet, et seda liiga palju ei tekiks, sest ei oleks midagi hullemat, kui igal inimesel oleks pangas 100 000 ja sellega ei ole mitte sittagi teha. Jah, täpselt nii ta on, et siin Ameerika nendest meeleavaldust rääkides, siis meie kohalikust lehest, mis on Craigslist, seal oli kuulutus, kus siis pakuti $200 päeva eest, kui lähete meeleavaldama sinna samma see No Kings või mis iganes. Ma siin sõitsin mööda meie siin linnakeses, et kus kohas see oli planeeritud, ma nägin umbes 10 inimest. Sellest 10 inimesest annab teatud nurgal teha igasuguseid pilte. Ja nii palju kui mina tean, need Mehhiko lipuga lehvitamised, autode põletamised, nende enda, need, kes on legaalselt tulnud siia riiki, nendele on see ääretult kahetsusväärne, et nad ei taha mitte mingisugust sellist tähelepanu. Et Ameerikas võib-olla ütlen uuesti üle, inimesed ei mäleta, et mis asi on illegaal. Illegaal Ameerika mõistes on ainult üks asi, on see, kui sa oled üle piiri jooksnud. Kui sa oled tulnud lennukiga, bussiga, rongiga ja sa oled jäänud siis kauemaks, kui su viisa lubab, siis see on overstayer. Kui on overstayer ehk üleaja olija, ta saab oma paberid kõik korda teha. Aga kui sa oled üle piiri jooksnud, siis sa ei saa, vähemalt mitte USA-s ei saa teha, sa pead minema tagasi oma koduriiki, tegema seal vastav avalduse, kui sul on, ütleme nüüd perekond tekkinud siin USA-s ja sealt kaudu saad tagasi. Et see on täiesti legaalne võimalus ja seda paljud ka kasutavad. Mul enda tuttavad on selle tee läbinud, et see täiesti toimib. Et see on täielik BS, mida siis mainstream meedia räägib. Ja sellest inimesed paljud aru ka ei saa. Mis asi on üldse illegaal Ameerika mõistes, mis asi on üleaja olija, mis see üldse siin tähendab, samamoodi mis asi on green card. Kui sul on see green card ehk roheline kaart, siis kogu aeg on see nii olnud. Kui sa teed siin mingisuguse kriminaalse teo, siis kustutatakse, seda tagasi ei saa. Samamoodi on ka igasuguste muude viisadega. Praegu tehakse nägu, seda poleks kunagi enne olnud. Ja Margus, mis sa arvad, kes on see inimene, kes saatis kõige rohkem illegaalseid immigrante välja Ameerika ajaloos, mõtlen presidenti? Jumala eest ma ei tea, võib oletada niipidi, naapidi, aga need kõik on oletused, sest kui vaadata väga kaugesse minevikku, paljukes seda Ameerika maal muidugi Eestiga võrreldes ongi, aga kui vaadata sinna kodusõja kanti ja sealseid ümberpaigutusi ja anda nendele õige nimi, siis seal võib olla imeasju. Samas, ega me siin kohaliku infoga herr Trumpi tegevuse kohta ka kõige selgemat ülevaadet pole saanud peale selle, et teda ei salli kogu maailm vist või umbes nii. Ja,
no muidugi, kes kõige rohkem välja saatis, oli Obama. No, sellest ei taha nagu keegi rääkidagi. Et Obama oli aga keda ta saatis välja? Kõiki mehhiklasi, El Salvadori inimesi. Mitte moslemeid tähendab? Moslemid jah, neid ei taheta välja saata, et need on nagu niisugune eraldi kategooria, et nendega ei taheta midagi, et nende osariik on Minnesota ja seal nad elavad ja põhiliselt, et noh, ja see ongi põhimõtteliselt kaotatud kant ja no kaotatud kant, aga ega inimese usku ei saa alati talle süüks panna, kui ta on korralik inimene. Minu tutvusringkonnas on moslemeid, no võib pidada neid või nimetada lausa sõpradeks ja nad on korralikud inimesed. Nad ei ole mulle kordagi pakkunud, et kuule, võta nüüd meie usk vastu, seo endale pomm vastu kõhtu ja mine Toompeale. No vahe on selles, on ju, neid moslemeid on igal pool laiali erinevates riikides, aga näiteks mulle enda tuttav, kes oli siis Iraagis, oli sõjaväelane seal ja siis ta rääkis seda, kuidas seal küladesse mindi demokraatiat viima. Noh, külad elasid põhimõtteliselt feodaalajas ja seal oli siis niimoodi, kui nad hakkasid demokraatiast rääkima, et ei, et see vend seal teab, et miks tema perekond on mitusada aastat seda asja ajanud ja tema ajab ka edasi, et need kultuuride vahe on niivõrd meeletu, et kui see, ütleme, moslem on tulnud sellisest feodaalsest külast, kus pole võib-olla õigeid sõiduteidki, noh, ta ei oska, ta mõtleb seda, et sa võid kassi maha lüüa ja sellest endale süüa teha, see on täiesti okei, võib-olla nende külas oli see okei, aga kui sa tuled teise riiki, siis sa peaksid ikkagi elama nende teise riigi seaduste järgi, mitte tooma oma kultuuri sisse, et noh. Otse loomulikult. Kui ma olen liikunud Araabia maades või ütleme seal, kus on islamiusk, siis ma ei heida neile üldse ette, kui ei ole restoranis näiteks seapraadi või midagi taolist. No ei ole, siis ei ole. Võib-olla siin mängib oma rolli ka see Savjetskaja Zakauka, et egas nõukaajal ka alati igal pool kõike ei olnud, aga loomulikult sa pead tunnistama kohaliku riigi kombeid. Ja võib-olla siis meie alade patt ongi see, et kui meie kommete ja tõekspidamiste peale sülitatakse, siis me oleme tolerantsed või teeme õrnalt mingi manitsuse, et ära nii enam tee, saame mööda molli ja teist korda nii enam ei ütle. Aga seal on konkreetne natist kinni ja asi paika. Kuigi jah, Bahreinis naistaksojuht, kenasti ainult see silmaauk on lahti ja siis eks ma küsisin ka, et naised tänaval liiguvad ju ilma selleta, et sul on nüüd sihukene kõik peas ja mis ta ütles? Vaat see on omamoodi. Jah, kuningas palus, et me ei solvaks šiiade tundeid ja võimalusel kannaksime seda. See on omaette teema. Nii et mõistlikke inimesi on igal pool, aga siin ma soovitan vaatajatele, kuulajatele ka, otsige üles Nõmme raadio meediapangast Mr. Costello kangelane ja kuulake see ära. Seal saab üks inimene mitmel pool võimu, kui ta ajab rahva tülli. Finaal on muidugi, kus ta üritab sipelgaid omavahel söömiskommete pärast tülli ajada. Aga jah, see on see põhimõte. Ja kus see tülli ajamise põhimõte tuleb, see on puhas marksism, see on Karl Marxi välja mõeldud teooria, et kus ongi konfliktiteooria ja selle järgi peab nagu siis tegelema. See ongi sellepärast, et näiteks lapsi aetakse oma vanematega tülli, naisi aetakse meestega tülli, alati peab mingisugune konflikt olema ja kui selle konfliktiga inimesed tegelevad, siis neil ei ole aega muude asjadega tegeleda. Nad näevad ainult seda. Aga siin on nüanss. Marx tegi tähelepanekuid elust enesest ja arendas
suundi, kuhu see võib ühel hetkel jõuda, mitte ei kirjutanud käsukorras stsenaariumit, et lapsed, minge nüüd tigedaks. Ta näitas, minu meelest vähemalt, mul on Marxi kapital isegi kodus olemas, ta näitas seda, mis oludes ollakse ja seda, kuhu niisugused olud edasi areneda saavad. Ja varjatud eeldus kogu sellel Marxi värgil on, et kui inimesed saavad rikkaks, siis nad muutuvad halvaks. Kui inimesel on midagi kaotada, siis ta hakkab reetma oma naabrit ja püüdma teda paljaks varastada. Nii kahjuks ongi. Ja kui vaadata neid, kes on nagu superrikkad, siis ega seal mingisugust, ütleme, eluruumust helki silmades ei ole. Tavaliselt on selline hinge maha müüdud, niisugune pilk on silmas. Mida nad teinud selleks on, seda me ei tea, aga nii ta kahjuks on ja eks selleks peabki olema sossiopaat, et näiteks poliitikas või ütleme, seal miljardäriks näiteks saada. Ma usun, et siis sa peadki sossiopaat olema, sa ei tohi nagu teistele kaasa tunda, see raha ju peab kuskilt tulema. Ja sa ei saa väga nagu siis sotsiaalselt mõtelda seda, mis kasu on teistele. Võtame kasvu seda Rail Balticut, et ega eestlastele sellest ei ole mitte mingit kasu. Sellest on kasu kõigile teistele, ainult Eesti vaene maksumaksja peab lõpuks seda hakkama üleval pidama. See on jälle üks niisugune imekõver teema, sest see on seotud ka toidulaua rikkusega ja sellega, et ma vaatan sulle kalapilguga otsa ja ütlen, tead, Maik, sinuga on nüüd nii, et ei ole inimest, ei ole probleemi. Minge, tehke ära. Ja nii lähebki ja mul hakkab kergem ja mul on ükskõik, kas seal põleb džunglis sisse 1000 inimest või lüüakse seal tänaval 2-3 võtmeisikut maha. Ma tean, minul on niimoodi parem. Ma olen oma alade türann ja minuga ei vaielda. Õnneks vist on liiga pisikene selle jaoks, et midagi suurt türanni tekida. Ainuke suur türann on Siim Kallas, et Siim Kallas on teadavasti ka taga selle Rail Baltica projekti taga. Nii et teades tema eelmisi tegemisi, siis see saab ainult ühtemoodi lõppeda. Et maksumaksja saab suure koti pähe ja keegi saab veel rikkamaks. Pole raske arvata, kes rikkamaks saab. Ma ei mäleta, kas ma panin eilse saate juurde juba ühe videoklipi, kus õigustatakse ka seda Rail Balticut, aga ainult sõjalises plaanis, nii nagu sai ammu öeldud ja hoiatatud, et sellest võib kujuneda Euroopa Liidu välispiir ja NATO välispiir samuti, kusjuures näidatakse, et jah, see võimaldab paisata militariste ja tanke ja vidineid jebineid hirmkiiresti läbi Balti riikide. Tead, see on üks ainuke kärnane rakett ja nad ei lähe mitte kuhugi. Välja arvatud juhul, kui 2 poolt lepivad kokku, et 150 meetrit teie kellegi maad on minu binoklite all, 150 sealpool sinu, niidame oma poolt korralikult ja kordamööda laseme oma tunnimeestel edasi-tagasi kulgeda. Asi see rongiga teha on ja kui vaja, siis mingit sitta võib Soomest vedada Poolasse ka ja Poolast sedasama Soome tagasi. Jah, ega Eesti inimesel kindlasti mingit kasu ei ole. Ma arvan, et see on umbes sama, mis saad endale, ütleme, kalli auto, aga raha ei ole seda ülal pidada, siis kas sellest asjast on kasu, aga kasu on see ainult teistele, et ma ei näe mitte mingit kasu, et see Eestile tooks. Nagu sa mainisid selle rööpa laiuse asi, mis Wall Street Journal kirjutas nüüd paar päeva tagasi,
et see ongi see asi, mille jaoks seda Rail Balticut ehitatakse ja mille pärast seda surutakse. Et noh, ja kindlasti ongi, suurte riikidel ongi kokkulepped, nii nagu oli Molotov-Ribbentropiga, tänapäeval siis teistmoodi ei ole. Tehakse kokkuleppid, kes mida saab, kuda liigutatakse. Et ega noh, meile, ma arvan ka meie Eesti riigimeestele neid asju üldse ei räägitagi, et ne käib nii üle pea see mäng. Ja eriti kui siin Eesti välisminister nüüd alles hoiatas Donald Trumpi siin erinevate käikude eest, siis see asi on rohkem kui naljakas. Oi, see asi on hale naljakas, kuidas mingi pisike poiss ütleb, et kuule, Venemaa, me teeme sulle kohe ära, sul on raketid 3 aastat juba otsas ja inimesi pole ka. Tähendab, vaata, ekspert on niskene elukas, kes ei pea olema asjatundja, küll aga peab ta olema palgaline ja teadma, mida ta ütleb. Sest praegu 2023 oli see aasta, kui 15. juunil ilmus artikkel, et venelased on jaanipäevaks oma sõjaliste ressurssidega kööga. No tasa ja targu hiljukesi muidugi ei mainitud, mis aasta jaanipäevaks ja mis seisus me ise sel ajal oleme. See pilt, mida ma maalin, ma tean, see ei ole ilus, see on kole, aga jah, sa siin ütlesid, et ilus kallis auto ja küll kurat selle auto jätame välja, aga sina said ju ilusa kalli medali vahepeal Poolast, eks ole. Räägi sellest ka lähemalt. Jah, et see tuli mulle tegelikult üllatusena, et Poola advokaatide assotsiatsioon siis otsustas anda mulle medali, mille nimi on siis Fidelis Legibus. See on siis igavesti riigitõru või igavesti seaduskuulelik või? See on vastupidine, see on inimene, kes põhimõtteliselt võitleb sõnavabaduse ja üldse vabaduse eest. Et need antakse põhimõtteliselt ainult nendele inimestele, kes on nagu reaalselt midagi Poola riigi heaks korda saatnud, et see ei ole selline nagu ütleme Eesti president jagab igale ühele, et ka lauljatele ja igasugustele tegelinskitele. Ma usun, et ka Marko Mihkelson on mõne selle saanud sealt, et. Ja siin hiljuti oli põmm, Kaja Kallasele president andis ja läinud ta oligi ja mis asja eest ja mis see oli. No ega ma väga põhjalikult ei otsinud ka, aga no näed sa. No see on väga lihtne, miks ta andis, sellepärast, et Kaja Kallas pani tema ju presidendiks, nii et loomulikult selle saad ju presidendi poolt midagi vastu. Nii et ega siis see käib ikkagi oma vahel, käib see kokkulepped, kes midagi teeb ja kes midagi ütleb. Muidugi siin ei saa ma torkamata jätta, et vaata need Lõuna-Korea Põhja-Korea kindralid, kellel on ikka kogu esikülg ordeneid ja medaleid täis riputatud, arvestades, et Kaja Kallasel siluett on väiksem ka. No pika seelikuga vast mahuksid kõik ära või ma ei tea ka, väga vabandan, kui ma mõõtudes eksisin. Ja muidugi mina üldiselt on igasuguste medalite ja niisuguste asjade vastu, aga kui arvestada seda, mis töö on seal tehtud ja nad leidsid, et see, et ma just J.D. Vance'ile, siin Andy Harrisele ja siin teistele poliitikutele käisin kõvasti peale, see oli juba aasta aega tagasi, et nad vaataksid täpselt, mis seal Poolas toimub. Ja just, et enne parlamendivalimisi, et nad väga-väga täpselt jälgiks, et ei oleks väga suurt, ütleme sellist segamist vahele presidendivalimistele. Ja muidugi, eks see Poolas on väga raske olukord, et Donald Tusk, jällegi teda ei huvita konstitutsioon, teda ei huvita seadus, et ta üritab teha nii, nagu Kaja Kallas Eestis tegi, aga seal on presidendi võim on niivõrd suur, selles mõttes, et ta on ikkagi inimeste poolt valitud ja tal on täielik vetoõigus, siis suurem osa sellest jamast ei ole veel käibele läinud, ei ole käibele saanud. Nii et ta on nagu niisugune viimane hädakaitse
ja noh, ta tahtis üldse ka Poola siin kohtusüsteemi ümber teha, noh põhimõtteliselt, et Euroopa inimõiguste kohus oleks ülem kui Poola kohus, aga seaduste konstitutsiooni järgi see nii olla ei tohi. Ja seal on palju muid asju ja nad üritavad igatepidi segada. Ja noh, siin oligi, nüüd olid valimised, mina olin kutsutud siis Poola presidendi valimistele MTÜ Konservatiivse Eesti ridades, et kontrollida ja hoida siis silmad lahti ja vaadelda, kui siis seaduslikud need kõik asjad on ja kui midagi mitte seaduslikku on, et sellest ka teada anda. Ja sellest pean ma tegema ka raporti, mis ütleme enne sügist peaks valmis olema, sest läheb aega nende andmete kogumisega. Ja noh, siin on väikseid ütleme krutskeid, mida need liberaalid tegid, et noh, neist ma võin rääkida. Aga jah, noh, ütleme niimoodi, et Euroopa Komisjon Saksa valitsusega nemad siis kõvasti segasid vahele, eriti siis saksapoolsed televisioonikanalid, mis edasid kogu aeg ainult Sooruse liberaalide propagandat ja noh, mustasid loomulikult siis konservatiivide siis presidendikandidaati Navrocki. Aga see oli muidugi huvitav, mis seal toimus. Eesti meedias vist eriti ei rääkinud sellest. No näiteks seal kohe, mis tuli välja, oli seda, et osad liberaalid olid erinevates maakondades käinud hääletamas ja seal oli umbes 200 000 hääletajat, kes sellega pettust tegid, aga see ei olnud piisav, et siis mõjutada seda üldist valimistulemust ja kuna oli teada, et Euroopa Liit üritab nagu kõvasti segada neid valimisi, siis oli tohutu jõud kokku pandud, et igas valimisringkonnas, igas valimiskohas olid olemas vaatlejad, kes ka siis vastavalt vaatlesid ja filmisid kõike, et kõik oleks seaduspärane. Ja no sellepärast ei läinudki läbi neil see nüüd liberaalide nüüd presidendikandidaadi valimine. Et noh, õnneks meie inimesed võitsid, niinimetatud konservatiivid võitsid, et Karol Navrocki on kindlasti meiemeelne mees ja loodetavasti sellest tuleb ainult kasum juurde ja järgmistel parlamendivalimistel Poolas siis on näha, et võidavad ikkagi konservatiivid. Ja kusjuures imekombel, kui hakata vaatama statistikat, mille pärast siis konservatiivid ja Navrocki võitis, oli just noorte osakaal. See on siis 18–30 aastased olid need, mis selle kaalukeele siis viisid konservatiivide nüüd poole peale. Kui meil on, noh, arvatakse seda, et just noored on sellised liberaalsed, siis vastupidiselt Poolas noored olid need, kes selle võidu konservatiividele tõi. Et siin on Eesti konservatiividel, niinimetatud konservatiividel palju õppida, kuidas seda asja tehakse ja kuidas noortele lähenetakse. Poolast läbi sõites ma kohtusin ka noortega, no nii-öelda söögijärjekorras või söögikohas laua taga sai natuke vesteldud ja peab ütlema, et nad olid oma maailmavaatelt või kuidas seda peaks kutsuma, väga isamaalised. See on Poola, see on Poola raha, me oleme uhked, et see meil on. Ja noh, eks ma siis ohkasin ka, et Eestil oli ka oma raha ja õige mitmed asjad. No niimoodi ta on, vaata see konservatiivsus. See on jälle tegelikult meie aladel üks pisut kahtlane termin, isegi meie omavahelises jutus jooksis välja üks väga kahtlane väärtus konservatiivsuse jaoks. Just kui jutt oli islamiriigist, et ei, näed, tema on 200 aastat siin neid asju juhtinud, tema teab. Vaat see on konservatiivsus, eks ole, või ei ole? Täpselt nii ongi. Tegelikkuses meie mõiste konservatiivsus on common sense. Ma ei ole kindel, kuidas seda eesti keelde tõlkida. Ma arvan, see on mingi tervemõistuslik. Tead, see on... Jah, võib-olla tervemõistuslik on väga lähedal, aga see andsi mulle väga hea mõtlemisülesande. Poola tänavapilt
kuidas seal oli? Mul eile oli nimelt üks väikene diskussioonikene ühe noore daamiga ja tema ütles, et oh kurat, seal Iraanis kõigil on ämbrid peas või noh, need kotid peas, ainult silmaaugud, midagi teha ei tohi. Ma soovitasin talle, et ole nüüd hea tubli tüdruk ja klõpsa lahti Google ja trüki sisse Iraani tänavapilt. Ükskõik mis keeles. Ta sai kätte ja ütles, ei ole jah. Kuidas Poolas on, kas ikka väga mässatakse valimistulemuse vastu ja kas protestid käivad ja vanasti oli kollased sallid ja kollased õhupallid, siukesed universaalnahal rahvuslikud paljudel meeleavaldustel. Kuidas Poolas on? No Poolas on niimoodi, et kust kohast hääled sai siis liberaal. Põhiliselt oli 2 kohta. Oli Varssav ja siis Lääne-Poola. No Lääne-Poola juba ütleme ajalooliselt ja Varssav on niisugune liberaalsem koht, aga samas Varssavis, kui õhtul käisid ringi, oli turvaline, mina nägin ainult valgeid inimesi, võib-olla mõned turistid juurde. Noh, loomulikult kuskilt pubist tülinordis võid ikka peksa saada poolakate käest, aga kui sa oled mõistlik inimene, siis ma ei näinud küll mitte mingisuguseid probleeme ja mulle pani imetama seda, et näiteks Poola ülemkohtu kohtunikud kõnnivad ka õhtul täiesti ilma turvameheta jala läbi Varssavi. No, minule tundus see eriti Ameerika mõistes, et see oleks täiesti enesetapp juba. Et niisamagi valgel inimesel käia pimedas seal, ütleme Washingtonis öösiti. Aga näiteks Varssavis siis nad ütlesid, nad ei karda küll oma elu pärast, et neil on nii turvaline. Pole kuulnud küll, et midagi oleks kuskil nagu juhtunud. Ütleme, selline on see nüüd Poola elu. Selline on see Poola Varssavis, ütleme, kui mina vaatan siit Ameerika poole pealt, see on ikkagi väga puhas ja ilus linn ja inimesed on viisakad. Ühtegi halba sõna pole ütelda. Ja muidugi, seda asja, kas sa tead, missuguses Euroopa riigis on kõige suuremad kullavarud? Tegelikult ei tea, aga arvestades, et juba ammu Poola tegi triki ja ostis kokku igasuguseid töötlemismasinaid ja arendas põllumajandust, siis ma kardan, et see on kapital, mis võiks olla jõukohane Poolale. Arvestades, et meilgi on ju firma, mille kullavarud on suuremad kui riigi omad. Oleks ju loogiline, et kui seal on suured tootvad firmad, rahvuslik uhkus ja üks asi, mida me ei ole veel puudutanud, see on usk. Ma kaldun arvama, et Poola vähemalt pretendeerib seal kuskil kõrgemal. Ja Poola on number 1 Euroopas oma kullavarudega ja slott on selles mõttes Euroopa kõige tugevam raha, see tal on ka reaalne siis tagatis olemas. Et eestlased Siim Kallase juhtimisel ju mäletad, andsid Eesti kulla ära siis välisarvelduste pangale ja said vastu lepalehed. Ma ei mõtle Margus Lepat, vaid üldse lepalehed, et millega midagi peale polnud hakata. Et nii oligi meie siis kuld läinud Eestis ja eks ka meie vabadus läks. Ja eks see oli ennem arvestatud kokku, et ma arvan juba siin 88. aastal, et mis Eestiga juhtuma hakkab ja oli kokku lepitud, et selle kullavarudega tehakse 1-0 ära. Kahjuks ja muidugi see, et Poola on ikkagi suurriik ja inimesed mõtlevad suurriigina, nad on peremehed oma maal. Nad ei kannata kedagi teist midagi neile ütlemas. Veel vähem sakslasi või siis Euroopa Liitu, et niimoodi peate tegema. Isegi kui see tundub okei olevat, siis põhimõtteliselt ei. Me oleme poolakad, meie teeme omamoodi. Ja meid ei huvita, mis teised on. Ja praegu vaatad, ongi nende majandus tõuseb ju 4% aastas. Mis on Euroopa Liidu üks suurimaid majanduskasvusid. Ja samal ajal vaata kahjuks Eestis, et Eestis meil ei ole kunagi suurt riiki olnud, me oleme orjad olnud. Ja siis alati loodame, et keegi teine äkki teeb meie eest ära. Ja samamoodi ongi niimoodi, et need, kes ütlevad, et räägite küll, aga midagi ei tee. Miks sa ise midagi ei tee? Miks sa üldse isegi ei räägi? Ja samas, mis asi on tegu? Kui mulle siin nüüd Poolas, kui käisin,
pidasin konstitutsiooni kohtus, siis seal konstitutsioonitribunalis oli siis konverents ja see oli ka, sel hetkel ma ei teadnud, oli otse ülekandega Poola televisiooni. Ja siis, kui ma mainisin seal, et mis Kaja Kallas on Eestiga teinud ja mis e-valimised on Eestiga teinud, siis mis ma vastu sain, oli see, et mis kasu sellest on. Ja ka teised niinimetatud Eesti konservatiivid saatsid mulle sõnumeid, et kuulet, et miks sa teed Eestile halba mainet, et see ei ole sobiv. Aga kui me nüüd ei räägi asjadest ka väljaspool Eestit, siis nagu ei saagi midagi juhtuda, et tuletame meelde, et nüüd jällegi on valimised tulemas, need samad kohalikud omavalitsuste valimised Eestis, läinud palagan lahti, kuidas nüüd jälle Keskerakond ja EKRE ja teised nüüd tegelevad kõvasti e-valimiste vastase võitlusega. Nad on Keskerakonda 20 aastat niinimetatud võitlust pidanud, EKRE on 10 aastat pidanud, mõlemad on nad valitsuses olnud. Miks nad siis ei teinud? Et iga kord nad siis lubavad, et nüüd hakkame tegema midagi. Saavad valimised läbi, ütlevad, ei saa midagi teha, ja jälle läheb edasi. See on absurd, et ainukene Eestis mees, kes reaalselt seda võitlust peab, peale meie on siis Märt Põder, et müts maha tema ees ja sihikindluses, et ta peaks aru saama tegelikult, et nende poliitprostituutidest ei ole mitte mingit kasu, et see on lihtsalt tema mutter mängus, et kui enam vaja ei ole, visatakse kõrvale. Kahjuks on see niimoodi ja veel eraldi see, et näiteks meie MTÜ Konservatiivne Eesti, raha on meil vähe, sest meil on kohtukäigud pooleli. Me olime esimesed, kes läksid siis Euroopa Liidu inimõiguste kohtusse selle nüüd 2023. aasta valimistega. Nagu sa isegi tead, seal olid need EHK koodid, olid täiesti olematud, olid 000 ja siis oli see, et kõik sertifikaadid nendel e-häältel olid ju vananenud ehk kehtetud, nii et tegelikult mitte mingi variandiga ei peaks need valimised olema kinnitatud. Aga kas keegi on siis seda asja väljaspool Eestit tegelenud? Kahjuks on vaikus. Ja nüüd, kui on meil võimalus USA-st tuua vaatlejad kohalike omavalitsuste valimisteks, meil ei ole sellist võimu, et neid majutada, toitlustada. Selleks tuleks teha ikkagi koostööd, aga näha on, et koostöö tahe on täielik null. Et Eestis võime rääkida, see on niisugune turvaline koht, mitte midagi ei muutu, aga vaata väljaspool ka ei taha kedagi, et siis see läheb liiga laiali ja see läheb meie kontrolli alt välja, see teater ja show. Nii et inimestele ütlen, et kui on võimalus toetada meie MTÜ-d, number on ikka sama, 9999, et abi on vaja. Ja ka meie MTÜ on ju ka aidanud Nõmme raadiot, et Nõmme raadio saaks vabalt edasi töötada. Ja samas me ei taha võtta mitte kellegelt mingit, ütleme, parteidelt rahasid vastu. Me küll ootame koostööd kõigilt, aga mitte rahalist koostööd, sest et nagu vaata tähele pannud, kui keegi annab teile raha, tahab kohe midagi vastu saada ja tahab ütelda seda, et kuule, et sina mees ära sellest räägi. Ja niikuinii mulle saatakse ülepäeviti sõnumid, et millest ma rääkida ei tohiks, aga ma olen lihtsalt ignorant ja ignoreerin neid, et räägin täpselt seda, mida ma tahan ja mida mina õigeks pean. Eks me saame siin vaadata kommentaariumist ju ka, mida selle saate kohta öeldakse ja millises virisemises, valetamises, milles iganes sind süüdistatakse. Jah, tõepoolest, see on niisugune aegavõitev häälitsus. Jah, tõepoolest, olukord on keeruline, aga keeruline on ta ka sellepärast, et Eesti on ühiskonnata riik, on suur hulk minasid, millest ei moodustu meiet, nagu neetud, sest miks ei moodustu? Aga tuletame meelde reklaami, mis rõhub igalt poolt kuklakarvade vahelt alateadvusele, sest sina oled seda väärt, see tähendab, mina olen seda väärt, aga sina seal seda väärt ei ole ja nii edasi. Ja see ongi meie needus,
et kui me kaotame, kui Eesti rahvas kaotab ühiskonna, siis poisid ei ole midagi muud. Lähme laiali, evakuatsiooniplaanile on juba alla kirjutatud ja tõmbugem, ma ei tea kuhu, ma ei tea miks. Muide, igasuguseid ähvardusvideosid toodetakse väga paljude Euroopa ja endiste Euroopa Liidu riikide kohta. Ka Suurbritannia kohta on kenakene video, kus öeldakse, et laske jalga enne 2027. aastat. Maksud tõusevad, kõik tõuseb, mille puhul ma mõtlesin, et aga siis, kui Eesti sai iseseisvaks, meil oli oma tootmine, hea küll, aegunud, aga uuendatav, kuhu see kadus? Ei ole enam, meil ei olnud võlgu. Nüüd me oleme arenenud riigis, meie lastel praktiliselt puudus allergia. No nüüd on seda kuhjaga ja nii edasi. Seda võib käsitleda kahte moodi, mida ma rääkisin. Üks on nutt ja hala, mis sa virised, võta kaigas, mine Toompeale, karju, eks nad saavad aru. No see on ka loll mõte, et kuulge teie teised, minge tehke mulle nüüd hea elu ja siis ma vaatan, kas ma sülitan te peale või ei sülita. Väga totter on selline olukord. Jah, ega see jutt, mis sa räägid, ega ta suurelt osalt just nii väga meeldiv ei ole, samas ta on nii, see meie tänane olukord. Kuhu edasi minna? Jah, toetust vajab MTÜ Konservatiivne Eesti, toetuse najal püsib Nõmme raadio, toetust vajab MTÜ Nursipalu. Kui ma nüüd täisnimetust välja ei öelnud, Kertu Luisk, igal juhul tema saate lõpus käib mul see toetuse võimalus kenasti kaadrist läbi. Toetust, vaja oleks kas või nii palju, et oleks normaalsem tehnika. Mitte, et need asjad, mis töötavad, peaks olema välja vahetatud säravamate vastu. Aga näiteks Kertu Luisk teeb oma videot põlve peal ja vaja oleks ikka natuke mõistlikumat kaamerat ja natuke mõistlikumat valgust. Ma tean, väga mitmetel on tehnika kõik olemas viimase peal. Nad istuvad väärikalt ja räägivad nagu nad oleksid Rahvusringhäälingus. No võib-olla natuke temperamentsemalt, aga mitte üle 5%, sest meie ütleme nii, nagu asjad tegelikult on. Meie siin Maik Kalamusega hetkel summime nii, nagu me arvame neid asju olevat. Ja mis sellest tuleb, ei tea me ise ka. Aga fakt on, et ega seda aega väga palju jäänud ei ole. Ma vaatan praegu Nõmme raadios, tõenäoliselt Igor Gräzini järgmine saade saab päris palju kommentaare, ütlemisi, haukumisi, sest ta läks nüüd Reformierakonda, täna lugesin tagasi. Miks ta seda tegi? Küll ta seletab ise ära. Siis on meil Viktor Vassiljev, mina ka, Andres Rait ka ja kõigi vanus algab juba 7-ga. See tähendab, et ei ole väga palju aega, aga küllaltki palju oleks ära teha ja ei ole ka kedagi, kes asemele tuleks. Ikka asi taandub selle peale, lepa hüppa, lepa karga, siis mina istun väärikalt ja me teeme ühe hea saate. Aga öelda pole mul midagi, sest see ei ole niisugune avalikkuse ees jutt. Hea küll, ilgun, aga olukord on selles mõttes noatera peal või kuidas sulle, Maik, tundub? Tegelikult kurvad lood, sest et ma jällegi võrdlen Poolaga. Näiteks Poolas on ikkagi kohtunikud suuremalt jaolt, on ikkagi sellised mõistlikud inimesed ja keda on siis, ütleme, korralike rahva poolt valitud
president paika pannud, siis Eestis on ju niimoodi, et valitsus põhimõtteliselt valib presidendi ja president siis määrab praktiliselt oma suva järgi kohtunikud. Nii et see kohtute asi on väga niru Eestis. Teine asi on see, et reaalsuses on eestlasi vähem nüüd oma maal ehk ütleme, neid on alla poole, see statistikat hoitakse kinni ja tehakse igasuguseid muid trikke. Ma usun, et sa tead, et Eestis on üks väheseid riike maailmas, kus igaüks saab suvalisel hetkel oma rahvust vahetada. Et kui sa tuled sealt Nigeeriast, täna oled sa nigeerlane, homme oled eestlane, puhtatõuline ja lähedki igale poole statistikast, et sina oled eestlane. Keegi midagi ei tohi vastu ütelda. Nii et kõik see asi on väga nutune. Ma ei hakka sellestki rääkima, et kuidas see raha on. Raha ju peaks olema. Ainuke asi on see, et see kõik ju varastatakse maffia poolt ära ja see on, ütleme, maksumaksja raha, ega riigil raha ei ole ju. Ja lähevad jällegi see raha sinna eliidi taskusse. Et siit mul tekiski mõte, et kui presidendiks ei ole võimalik kandideerida, siis ma kandideeriks ise näiteks Tallinna linnapeaks. Et see on täiesti võimalik. Ma keelaksin ära igasugused Ukraina lipud, igasugustele murjamitele teeks lauskontrolli, et kas neil ikka on õigus olla maa peal. Ja ütleme ka need igasugused tõuksid, need viskaks kohe kuskile sinna Ülemiste järve. Ülemiste järve vist ei tohi visata, aga Maardu karjääri või kuskile viskaks nad kõik sealt eest ära. Et aitab küll sellest lollusest, et sellest rohepöördest ja asjadest. Et eks me vaatame, võib-olla mitte seekord ma ei saa linnapeaks, aga võib-olla järgmine kord. Aga vähem, aga ma siis leppida ei saa. Poistel juba oma rotatsiooniga ära jagatud, aga põhimõtteliselt sa ütlesid õigesti. Meil on täitev võim ja täitmatu võim. Ja niimoodi see elukene veereb meil. Muidugi igasugused väikesed dekoratiiv, niisugused värgid, et tõukerattad ja lipud ja värgid, nende juured on palju sügavamal. Nimelt selles, mida Andres Raid on ka siin korduvalt rõhutanud, et meil mitte ei otsustata, vaid võetakse vastu valmis otsus. Ja ongi nii, mis toimub tegelikult. Tegelikult toimub see, et me vaatame seda, me näeme seda, aga konnakeetmise efekt, me teame, et nii ei pea olema, aga ma olen väike inimene, mis ma siin ikka, ma vaatan, äkki saab naabri kohta halvasti öelda või midagi taolist. Kahjuks küll, jah. Et selle vastu on raske saada. Ma ütlen, et see on ikkagi see, mis on ema piimaga sisse antud, et hoia pea maas ja küll läheb üle see võim, et proovi kuidagi saada kubesega hästi läbi ja kahjuks on see nii sisse juurdunud, et neid mässumeelseid noori on vähe. Ja kahju on sellest, et Nõmme raadiosse võiks ka tulla keegi selline noorem inimene, kes võtaks üle Marguse käest ükskord need asjad. Aga muidugi Marguse kohta on seda ütelda, kui sa vaatad Donald Trumpi, siis te ei ole üldse vanad ju. Donald Trumpiga võrreldes olete noored. Nii et aega on veel seda oma tarkust ära kasutada ja võim võtta. E-valimistega raske, aga pinnuks saab ikka silmas olla. Seda küll. Praegu Abiraama ka ütleb, et meil on vist tänase seisuga 7 või 8 päeva selle breakpointini, selle murdepunktini, kui tema rehnuti järgi peaks toimuma midagi, mis muudab kõike või kõik on muidugi selline rumal sõna, aga et algab nagu uus ajastu või midagi taolist ja ta on paar korda mulle otse tunnistanud, et tema ka ei tea, mis see on. Aga tähtede järgi on nii, et midagi tuleb ja selle koha peal kehtiks Eesti
vanasõna, et kus suitsu, seal tuld. Kui ta seda näeb ja ei oska öelda, mis see on, see ei tähenda veel, et seda ei ole. Ja, kui vaatad seda poliitilist maailmapilti praegu, vaadata Iisraeli, Iraani sõda, vaadata siis seda, mis toimub Venemaa ja Ukraina vahel ja selle Euroopa Liidu vahel, siis on selge, et kui Iraan saab endale nüüd liitlase, olgu selleks siis Venemaa, Pakistan, Hiina, siis kogu jõujooned muutuvad terves maailmas ja see 3. maailmasõda on täiesti reaalne. Et praegusel hetkel ongi Donald Trump on tõmmatud sellisesse kahvlisse tänu selle Iisraelile. Nii et kes seal taga on, globalistid, kes iganes sõjatöösturid, kes tahavad seda uut sõda, seda suuremat sõda, nii et me elame väga siuksel ohtlikul ajal ja loodame, et see asi ei lähe sinnamaani, et kui see sõda lahti läheb, siis ega ka Eesti puutumat sellest ei jää. Et nii need kahjud on. Aastat 5 tagasi, või kui palju tagasi Tont seda teab, tõin ma välja hüpoteesi, et ma nägin nimelt, et kuskil on mingisugused arvutimängude võistlused, kus peetakse lahinguid ka droonidega ja tõin välja hüpoteesi, et lapsukesed on jõudnud oma reitinguga juba, ütleme niimoodi, et Euroopa meistrivõistluste poolfinaali mängivad, pilt on ees ja nad ei tea, et tegelikult on see originaalpilt, olgu siis Iisraelist või Iraanist või minu pärast Ukrainast või Moldovast ja nad tapavad seal tegelikult inimesi ja saavad selle eest punkte. No tänapäeval juba ongi see ja tegelikult oli see juba, ütleme siin 15 aastat tagasi, kus oli ka droonid, need olid küll teistsugused droonid, mis lendasid seal üle riikide ja kus vastavalt ka siis tapeti vajalikke inimesi. Ja minu jutu point on see, et seda juhtimist tehti näiteks Inglismaalt. Ma tean ka konkreetselt kohta, kus kohas ma olen ise käinud, näinud seda. Siis see ei ole sulle nagu isiklik, see ongi nagu videomäng, kui ta teab, et inimene saab surma, aga see on teistmoodi kui see, kui sa oled koha peal ja ise vajutad selle nupu peale. Niimoodi ta lähebki, et see on nagu mitte isiklik, et sa ei tunneks kuidagi pahasti, saaksid koju magama minna ja sa ei mõtleks selle peale, et kellegi pereisa või perekonna ära tapsid, et nii see kahjuks on tulevikus. See on olevikus niimoodi, kui sa vaatad, ütleme, viimase 20 aasta sõjateemalisi Hollywoodi filme, siis sa leiad kindlasti seal pool minutit, mis tundub olevat jäädvustatud täna. Mingid droonid, mingid nipid ja muidugi tapmine distantsilt, see, kui snaiper võtab ja miili või kas või kilomeetri kauguselt sihib mingit punkti, paneb paugu ära, see on abstraktne, seda on ka mitmetes filmides ja mitte ainult filmides, seda on öelnud ka psühholoogid ja ka kadunud kindral Einseln ütles, et neid mehi, kes julgevad silma vaadata ja siis tulistada, neid on väga vähe. Kui nad just ninjad ei ole, ninjal nimelt oli püha kohus tapmise hetkel silma vaadata. Jah, täiesti nõus, et eks see jällegi paralleel tõmmata praegu Eestiga, kus käib totaalne sõjaga hirmutamine, et see olegi see inimeste hirmu all hoidmine, et sa midagi vastu julgeks ütelda, et muidu tuleb keegi kuri kallale. Et jah, see ongi see hirm on see, mis hoiab inimesi rakkes ja see, millega siis inimest hoitakse paigal ja öeldakse, et maksa makse ja ära sa mees väga mölise. Ja siin praegu seda teema me ka korra puudutasime, et asi ei ole seadusega kooskõlas, aga pole häda.
las ta olla, teeme seaduse ümber. Kõige kurioossem näide siin on võib-olla, kuidas Kristiina Ojuland ja Arnold Rüütel sõitsid Kreekasse ja parafeerisid Euroopa Liiduga liitumise lepingu, mida nad ei oleks põhiseaduse järgi tohtinud teha. Seda on analüüsinud Rahvaraadio selts, võtke lahti Nõmme raadio kodulehe peal, mitte Facebookis, krüttige allapoole, seal on Raigo Sõle raamat Ahvist kodanikuks või vastupidi, seal on seda põhjalikult analüüsitud, kuidas põhiseadus viidi hiljem kooskõlla juba tehtud teoga. Ja muidugi hämmastav oli see, et põhiseadus ei olnud veel kooskõlla viidud, kui Kristiina Ojuland rõõmsalt kuulutas, jah, ma teadsin, et see on seaduse vastane, aga nüüd on see tehtud ja nüüd teil pole midagi teha. Vat halleluuja, kuidas me nendes tingimustes, tähendab õigemini võiks küsida ju, mida me sellest õpime? Milline on eeskuju meie järeltulevale põlvele? Tee pätti, siis tee seadus ringi ja ole õige mees. Mu meelest see on kaunikesti müstiline, aga ma kardan, et see on planetaarselt levinud värk, sest kui me võtame, mida räägivad saksakeelsed inimesed Ursula von der Leyeni või Kaja Kallase käitumise kohta, tegelikult ajab seegi ihukarvad püsti. Ja kui me vaatame, et rahastatakse mõlemat kisklevat poolt, nii ütleme neid rohelisi kui neid, kes on roheliste vastu, et nad ikka konfliktis oleksid, et neil jumala eest igav ei hakkaks. No eks Föderaalreserv loodi ka ju tegelikult muu meeles kaudsete tunnuste järgi selleks, et tuleks üks kihvt esimene maailmasõda ja ta tuli. Ja mis sealt edasi tuli, igaüks võib ajalugu uurida nii palju, kui tal kättesaadav on ja oma järeldused teha. Aga see, mis praegu toimub, ei ole parata. Sõda või õigemini mitmed sõjakolded liiguvad Euroopa poole erinevates vormides. Olgu see, eks Saksamaal toimuvad ka sündmused, aga need ei ületa meil õnneks uudiskünnist ja nii edasi. Eks Hispaaniaski ole imelikke nähtusi, aga see pole ka nii väga tähtis. Ja üldse perspektiiv on nadi ja taandub tahes-tahtmata selle peale, et masinad vorbivad liiga palju raha valmis. Raha emiteeritakse ehk siis paisatakse massidena võlavormis ja selleks, et seda võlga tagasi maksta, peab saama ju veel rohkem raha välja paisatud raha kui asi iseeneses. Mis filmi ma vaatasin mõned päevad tagasi või mõned ööd tagasi, seal öeldi selgelt välja, et oma kiriku ja jumalaga võid sa minna. Jumal on raha, kui sul seda ei ole. Peksa pead vastu põrandat, mitte midagi ei aita, aga raha, see on võim. Ja tehniliselt muidugi veel, mille poole tasuks vaadata kaine pilguga, on Bertolt Brechti Ema Courage ja tema lapsed. Aga seda tuleb lugeda aeglaselt väikeste lõikude kaupa, siis ehk muutub midagi ka mõistetavaks. Aga Maik, ma nüüd pidasin pika tundeküllase kõne. Kas sa pead lõpetuseks ka midagi siukest kõvemat? Mis ma siin suurt ikka nüüd ütlen lihtsalt seda, et kui vaadata erinevaid
valitsuse, vaadata seda Euroopa Komisjoni, kui vaadata Eesti valitsust, siis minu jaoks on see väga sarnane organiseeritud kuritegevusega. Kõik jooned lähevad sinna samma organiseeritud kuritegevuse alla. Ja kuidas sellest maffiast lahti saada? No see on iseküsimus, et kui rahvas üles ei ärka, siis ei saagi sellest lahti. Aga eks jällegi see maffia niinimetatud üritab rahvale külje alla pugeda, üritab end jällegi kuidagi sõbraks teha. Nii et siin on näha neid, kuidas Eestis mitmed need ühendused, kellel on head mõtted olnud, et Eestis midagi muuta, nad lähevad omavahel tülli, ei suuda koostööd teha. Kellele see kasulik on? Ainult maffiale on see kasulik. Et kas tuleb see muutus väljaspoolt või hakkab see seestpoolt lagunema? Sest niimoodi see pikalt ei saa, sest riik on ju pankrotis. Maksud on juba sellel tasemel, et ega seda maksu nagu enam ei saagi maksta, siis ei jäägi enam midagi järgi. Ja ütleme, need Eesti maksuametid ja kõik muu on täiesti nagu karistusorganid, mitte nii nagu mujal maailmas. Et tegelevadki ainult inimeste viimaste säästude kuskilt ülesleidmisega ja siis nende äravõtmisega. Et see ongi minu see viimane sõna, et tehke silmad lahti, nähke, mis toimub, vaadake, mis parteid teevad, mida nad on lubanud, kas nad ka midagi teinud on kogu selle aja jooksul. Ja vaadake seda, kes on võimul, kes on seal eesotsas, mis juttu nad räägivad. Ja pange endale pilt kokku, ja võrrelge seda siis organiseeritud kuritegevusega. Mitmest inimesest koosneb üks partei, kui seal on üks juht, kellega ei vaielda. Kes sellele küsimusele vastata suudab, see on kõva tegija. See võib varem või hiljem mõista ka, et rahvas ei ärka, nii nagu väga paljud oma postitustes kirjutavad, et millal see rahvas ükskord ärkab. Rahvas ei ärka, rahvast ei ole. Praegu on meie peaülesanne, kui me tahame, et tekiks ühiskond, et moodustuks rahvas. Aga kui moodustuvad parteid, ütleme, meil on 10 parteid, siis igal parteil on ju 9 vaenlast omasuguste hulgas, eks ole? Seega me ei saa teha parteisid, kui meil on üks ja ainuke põhiseadus, mis peab olema preambuli järgi pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. Ei saa olla 2 parteid. Peab olema üks rahvas ja rahva tahte väljendus. Ühiskonna tahte väljendus. Ma mõtlen nii. Te võite öelda, et äit on lolliks läinud, aga ega seegi välistatud ei ole. Nii et aitäh, Maik Kalamus sealt 6-7 tunni kauguselt. Olge tänatud kõik, kes te toetate Nõmme raadiot tema tegevuses ja... Jah, tänud. Et veel inimestele veel mainin seda, et vaadake, Nõmme raadio teeb 5 saadet nädalas, mis on tegelikult tohutu maht teha. Ja tehakse seda kvaliteediga, mida siis ütleme, ka suured telekompaniid ei suuda teha. Ja seal taga on ühe mehe põhiline töö, Margus Lepa töö, ja ma soovitan kõigile, et kui teil on rahakotis 5, 10 eurot, siis see läheb õigesse kohta, siit ei ole keegi Nõmme raadiost rikkaks saanud. See raha läheb arvete tasumiseks põhiliselt. Ja kui tahate, et te saate siis sõltumatuid ütleme, saateid, podcast'e, nagu on siin Marguse saated, siis ega sealt mujalt ei ole võimalik kui ainult teie abiga. Et te peate aru saama, et selline ongi uus maailmakord, kus rahvas annab raha, et teha saateid, kus on tõeline sõnavabadus, kus kellelegi ei öelda ette, mida sa tohid rääkida, mida sa ei tohi rääkida.
ja kust te saate ka siis vastavalt ütleme päevakajalise uudiseid teada ilma filtriteta. Nii et minu poolt tänud ja tänu Margusele. Nägemist. Ja meie püha sõda läheb edasi. Saade on salvestatud 2025. aastal.